Tere, mina olen Sandra ja seekord me oleme Baltijaama turul testimas tai toitu. Ma ei ole küll ise Aasias käinud, aga mul on selline tunne, et see on midagi väga aasiapärast ja väga autentset. Tai perekond on asutanud sellise välileti ja ma kutsusin endaga degusteerima Teedu, kes on elanud Indias pool aastat ja Pirjo, kes on väga palju erinevates Aasia riikides reisinud. What is this? It's fried noodle. This one, please. This. And what is this? Okay. Tellisime kohutava koguse asju ja arve oli kokku 19 pluss joogid 12. Tundub, et see on nagu Baltijaama hinnataset arvestades tõesti odav. Ma maksan ise kinni täitsa oma rahast. Ja kõik näeb väga autentne välja nagu näha. Ma ei ole küll käinud Aasias, aga see vastab absoluutselt minu ettekujutusele Aasia mingisugusest väliköögiga kohast. I want very spicy. Yeah. The most spiciest at all. But we don't remember who is having what. Make it as spicy as in Thailand. Teedul juba tuli kommentaar selle nime kohta, et ta ei ole päris kindel selles. Natuke lihtsalt kõlab nagu Talibani moodi. Aga minul see ei seostunud Talibaniga, et see kuidagi Taibaan, et see nagu jaam. Praegu on nagu selline nagu troopiline kuumus ka Eesti oludes, et on mingi üle 30, sobib väga hästi ja et on üle 30 kraadi sooja, väga meeldiv on. Nii et siin on väga meeldiv neid asju oodata. Meile saabusid joogid, et need peaksid olema need tai roheline tee, et on külm on ju, et tal on need nagu sellised konnakulleseid meenutavad asjad sees, mida ma olen üks kord elus nagu Neeva sulle. Mina tellisin kohvi, et ma olen üks kord elus joonud sellist teed, kus on need sellised nagu šelatini pallid sees ja see oli Uus-Meremaal Aasia uusaasta tähistamisel ja salvräti asemel on tualettpaber nagu näha, kodune. Aga siis oli selline hästi jäme kõrres, et sa said neid nagu läbi selle kõrre nagu enda suhu imeda. See on selline hästi magus, külm jääkohv. Ja päris hea. Midagi on juba ära nagu näha, on see šelatini pall kõrre ära ummistanud. Nii, nüüd saabusid mingid asjad. Söövad inimesi me vist ei filmi, on ju. Ma kunagi, 15 aastat tagasi lugesin Andres Maimiku intervjuud, kes oli siis just valmis saanud suurepärase dokfilmi Suur õde ja ta rääkis austusega Marju Lauristinist, kes mingil juhul ei lubanud ennast filmida, kui ta sööb ja Maimik leidis, et nagu väga õige, et sööb inimene ongi väga kole, kuigi YouTube'is inimesed väga palju söövad, aga ma ei tea, jääme siis nagu mingite dokumentalistika klassikute reeglite juurde. Ma proovin siis 2 suppi, et üks on nagu pirjaselt kanasupp, mis peaks olema nagu keskmiselt vürtsikas. On päris vürtsikas. Ja siis peaks olema see, mida Teet tellis. Siis peaks olema nagu mingi 4 tärni või super vürtsikas, nagu Teet tellised, nagu toi inimesed söövad. Jeesus. See on väga vürtsikas. Mis siin on sees? Nuudlid on, vaata need. Aga mis see pall on? Mingi taigna värk. On või? Aga seda ma ei tea. Ma ei saa aru. Kuna see on nii vürtsikas, ta ei ole nagu ülearu vürtsikas ta ei ole, aga ta ongi täpselt selline mõnus. Minu meelest, sa võt kõigelt nagu, this is super tasty. This is more tasty than this one. No, spicy not tasty. Sama, enam vürtsikas. On või? Sinu oma on vürtsikam nagu. Kevadrullid. Ja ma tahtsin just nagu seda vürtsisust taset proovida, et keskmisest eestlasest ma armastan üldiselt vürtsisemad. Ja siin on umbes sama, et tegelikult, ma arvan, et need on tegelikult nagu vürtsisemad isegi, kui seal Indias oli suvaline mingi vürtsine toit. Ja siin helistab minu filmi peategelane. Võta vastu. Ma tahaksin sünnipäeva puhul õnnitleda. Kurat, jah. Aga väga maitsvad on igast, et ma julgeks soovitada küll. Sa ei tea ju täpselt, mis siin sees, aga ma arvan, et ise sellist asja niisama kokku ei keeraks. Ei soovinud õnne, aga väga pretensioonikalt helistati mulle ja taheti jälle raha saada ja süüdistati, et sinu pärast ma pidin eile teiselt laenama. Täna olime kohas nimega Taijaam, Taibaan ja mitte Taliban. Ja testisime siis sellist Tai koduköögi väliletti ja me leidsime, et see oli täitsa hea. Kindlasti see on nagu soodne Baltijaama turul, nii et täiesti soovitan. Ja kui teile meeldis mu video, siis laikige, subscribe'ige, jagage.